Jaa, tere! Tundub, et on hästi kuulda. Mina olen Kaido, AR Parkingu juhatuse liige ja üks 3 osanikust. Ma tahtsin tänada Kristjan Suurorg, et tundub, et meil võib tulla koostööd. Ja kindlasti, mis ma tahan ära tänada, on Soft Academy esindaja Priit Ingverit. Sest see oli nii kihvt esitus, mis te tegite seoses selle Soft Academy projektiga ja tegelikult, olgem ausad, me kõik nägime ka nendest piltidest ilusatest, et parkimisprobleem on ka neil. Ja ma väga soovin ja loodan, et Priit, me saame veel kord maha istuda ja rääkida, et jõuaks lõpuks tulemuseni, et me saaksime midagi ka Tallinnas reaalselt ära teha. Nii, tänane jutt. Ma ennem oma esitlust mõned numbrid ütleksin, kui te võib-olla ei tea. Kindlasti teate, aga ma tuletan teile meelde. Tallinnas täna on registreeritud umbes 400 000 autot. Tallinnas täna elab umbes 420 000 inimest. Lapsed, pensionärid, nendel ehk autos ei ole. See tähendab seda, et järelikult igal perel, keskmisel Eesti perel, on täna 2 autot. Teine number. Kõik teavad, kui suur on Tallinna lauluväljaku pindala. Numbrid ma täna siin ei ütle, seda igaüks saab guugeldada. Aga kui me paneme kõik Tallinna autod üksteise kõrvale, siis me saame selleks pinnaks 18 lauluväljaku täit autosi, mis on täna kõik asfaldi all parkimistega. Miks me ei võiks seda maad kasutada hoopis rohealadeks? Täpselt nii, nagu meie slogan ütleb, parkimise asemel pargid. Nii, aga ma alustaks siis natukene ühe toote tutvustusega, mis on üks võimalikest variantidest. Ei saa öelda, et see on ainuõige, aga üks võimalikest variantidest. See on siis mitmetasandiline automaatparkla. Too sama parkla, mida siin pildi peal praegu näete, on tegelikult reaalselt ka füüsiliselt püsti pandud ja toimib meie enda territooriumil siis järvel. Ja miks ta on sellisel kujul, nagu ta praegult meil on just sellepärast, et inimesed näeksid ja meie külalised, kes meil külas käivad, seda katsumas ja proovimas, nad näeksid, milline see süsteem tegelikult välja näeb. Pisut hiljem tuleb ka paar slaidi, kus te näete, milliseks see võib visualiseerida lõpuks. Nii, nüüd ma pean panema pildi vahepeal ette. Ehk siis, et igapäevane elu siin linnas, siin on väga palju juttu olnud juba täna isegi, et tegelikult on need probleemid suured ja parkimiskohti ei ole. Ma olen ise ka olnud aastaid Mustamäe linna kodanik ja Mustamäe paneelmajas elanud. No tuled kell 5 koju, õigemini kell 5 lõpeb tööpäev, jõuad kell 6 koju, tegelikult sul maja ees parkimiskohti üldse ei ole. Ja pean kahjuks tõdema, et siis ma pean sõitma järgmise maja juurde ja vaatama, et äkki ma sealt omale koha saan. Uus arendustes piiratud parkimiskohtade arv. Seesamane koefitsient 1,3 on täna siit juba läbi käinud, sellest ma pikalt ei räägi. Lund. Tänavad ei saa koristada, sest autod on ees. Igasugused päästeautod, kiirabiautod, kui palju on uudistes juttu olnud, kui palju on teste tehtud, et lihtsalt manööverdamisruume ei ole. Ja elamarajoonides pargitakse siis autod rohealadele. Kõige suurem probleem, äkki see oli 2 kuud tagasi, oli ka reporteris äkki uudiste klipp, kus Mupo sisuliselt elab seal. No comments. Ja avalikud parklad on ummistanud. Sõidan ma ükskõik millisel päeval, ma ei tea, kas või Ülemiste Rocca al Mare keskusesse, siis tegelikult on kõik autod on ära hõivanud kõik parkimiskohad. Ja olen siin mõne inimesega ka nagu rääkinud, kes on siis keskuste juhtkonnas ja siis tegelikult on see teema, et orienteerivad 1/3 parkimisplatsidest ära hõivatud autodest moodustavad tegelikult personal.
kes seal töötavad. Eelmine aasta, 2024, 29. mai, tegime siis väikese niinimetatud ametliku avamise enda parkla moodulile ja korraldasime siis suurel asfalteeritud parkimisplatsil sellise nagu pargi. See on üks näitlik pilt lihtsalt, et mida me tegelikult tahaksime, et oleks rohkem. Siin on siis näha, et me säästame linnaruumi ja pürgime taevasse. Täna me oleme suutelised panema 2 auto parkimiskohale kuni 16 autot. 16 linnamaasturit, juhin tähelepanu, sedaane võib panna kuni 24. Aga me oleme ikkagi eestlased ja me tahame ikka olla niimoodi naabrist paremad ja igal on uhkem auto. Ehk siis, et mida kõrgem, seda suurem, seda vingemad me oleme. Oleme arvestanud 16 linnamaasturit, mahub kenasti ära. Mis see vertikaalparkla siis on 2 sõnaga? Ega ta ongi konveiner ja kinnitatud platvormid, mis siis elektrimootori jõul sisuliselt käivad nagu karussell. Ega see midagi väga keerulist ei ole. Nii palju veel ajaloost, et kõige esimene selline moodul tegelikult juba leiutati Ameerikas 1933. Nii et see ei ole jalgratas, mida meie täna leiutasime, vaid meie oleme lihtsalt ühe tootja esindajad siin Baltikumis ja Skandinaavias. Parklat saab juhtida, ehk siis seda moodulit saab juhtida erineval viisil. Mobiiliäppidest, täpselt nii, nagu siin tänapäeval ka Alexela väga hästi nagu ütles, et kõik asjad käivad läbi telefoni ja nutiseadmete. Viipekaardid, koodid, mida iganes, erinevad lahendused olemas. Sihtrühmaks siis loomulikult elamurajoonid ja kortermajad. Praegult hästi palju oleme tegelikult, minu meelest oli kas 2 kuud tagasi, me saatsime kõikidele korteriühistutele üks infokirja, kus me tegelikult soovisime leida pilootprojekti partnerit. Mul on õudselt hea meel, et tegelikult siin saalis viibib ka üks korteriühistu esimees, kellega ma olen sisuliselt käed löönud, et Lasnamäele panna avalikku ruumi 1 ja pean tunnistama, et 1 on veel. Nii et 2 tükki. Ma loodan, et meil kõik läheb väga hästi ja me saame need avalikku ruumi püsti panna ja siis on kõigile avalikult nagu näha ka, mis siis toimuma hakkab. Avalik sektor ja ärihooned, nagu ma ütlesin, autokeskused, majutusasutused ja avalikud parklad. Tugevused. Ausalt, ma olen ainult tugevusi. Hoiame kokku. Kuni 16 masinat 2 parkimiskohale. Autod on kaitstud. Loomulikult on kaitstud. Lumi, vandalism, kõik muu. Mugavus. Parkimiskoht on sul alati olemas. Sa ei pea kunagi otsima. Hommikuks elekter laetud Alexela. See tähendab seda, et meil on kõikidele platvormidele laadimisvõimalused olemas. Ka meie enda näidis, mis meil täna üleval on järvel, on pandud elektrilaadimisjaamad peale. Nii et ma ütleks, et nagu 2 ühes. Parkimine lahendatud, laadimine lahendatud. Lähme edasi. Ja park, mitte parkla, rohkem ruumi rahajalale. Siin ei ole nagu väga pikalt vaja rääkida. Soft Academy ütles ka ju väga hästi, et paneme parem majade vahele, ma ei tea, grillinurgad, laste mänguväljakud, paneme mustikapõõsad. Kõlab hästi. Siin on väikene piltlik näide siis, et 16 autot, kui palju võtab ruumi, ühtepidi 22 meetrit, teistpidi 24 meetrit, igaüks oskab korrutada ja jagada, aga versus siis 5,7 või 6,5. See on ikka väga suur vahe. Nii nagu ütlesin, esimene automaatparkla siis on paigaldatud siis klient tänava puhastuse aktsiaselts Hoovi. Ma arvan, seda ettevõtet teab vist igaüks. Ja väikene memo, et kuidas see asi meil nagu selles mõttes toimis siis. Projekteerimine 1 kuu, konstruktsiooni tellimine, transport 2 kuud,
Vundamendi ehitus 5 päevaga, 25 päeva oli lihtsalt kuivamisaeg. Mooduli paigalduse häälestus tegelikult 5 päeva. 8. moodul panime püsti 5 päevaga. Ja 19. detsember oli parkla töö valmis, muideks 19. detsember 2023 oli 27 kraadi külma, nii et ja toimis ideaalselt. Ja õnnistasime pidulikult sisse selle. Enim levinuvad hirmud, ilmselgelt hirm ka uute lahenduste ees. Toome lihtsa näite, tulid esimesed autopesulad, kus tegelikult ei juletud sissegi sõita sinna pesulasse. Mul endal oli ka hirm selle pärast, et kuidas see rullikud seal käivad ja kas mu auto on kriibitud pärast ja mis muga juhtub seal sees. Täna ma ei tea sellest üldse välja, aga see on täiesti normaalne nähtus. Elektrikatkestus, see on esmane küsimus, alati mida küsitakse, kuna töötab ju elektri jõul, siis on seal 2 varianti. Üks variant on siis tootjatehase poolt aretatud variant, et on manuaalne käsitsi alla toomine auto, kui peaks see juhtuma, ja teine variant on generaator, mis on lisana. Auto kukub alla. Maailmas on seda toodetud juba 100 aastat ja ükski auto pole veel alla kukkunud. Need on kõik ikkagi testitud ja Euroopas ikkagi lubatud seadmed ja nii edasi. Moodul läheb ümber. Ei ta lähe kuskile ümber, kui on korrektselt vastavalt tehasele juhistele kõik vundamendist alates, kõik asjad planeeritud ja tehtud. See sama moodul on siis sensoritega kaitstud, ehk siis, et mingisugust ruumi kuskil eksida ei ole. Kui on auto pisut viltu, ta annab sulle märku, ajad auto natukene paremini peale ja nii ongi. Moodul iseenesest töötab väga vaikselt. Ma usun, et enamuses, kellel on kodus espressomasin, macchiato. Selle espressomasina hääl teeb suuremat häält kui see moodul. Ehk siis 72 detsibelli, et võite kodus järgi kontrollida iga üks, et kui kõvalt lärmi tema masin teeb. Madal elektri tarbimine, antud hetkel see samane 8. moodul on siis orienteerivalt 7,5 kilovatti mootor. Mida kõrgemaks me läheme oma mooduliga, mida rohkem masinad peal, seda suuremaks läheb elektritarve, ehk siis et kuni 15 kilovatti. Moodul keerleb siis mõlemad pidi ja auto tuuakse alla sulle lühemat teed pidi. Sama asi, nagu ma enne mainisin, et saab panna igal poodi äppidega ja muude tehnoloogiliste viinad sinna külge, siis tulen korterist välja ja tahan oma autot juba ette tuua, lasen auto ette tuua. Alguses juba ütlesin kohe ära, mahutab sõiduautodest kuni linna maastuteni ja võimalus kõiki kaade, koode, äppe, nööpe, üldtuntud rakendusi kasutada. Siin on siis mõned pildid, milline ta võiks nagu linnaruumis nagu välja näha. See on täpselt nii, nagu ma ei tea, maastikuarhitektid, kes need asja projekteerivad, teevad, et oleks nagu visuaalsem ja oleks nagu ilusam välja nägemine. Soliidsem, et sobiks. Mõõdud juba põgusalt rääkisin ja iga moodul on siis varustatud juhistega, millised autod saavad seal parkida, millised mitte. Ja lõpetuseks nii palju, et jah, tõesti, me olemegi noor ambitsioonikas ettevõtte ja oleme tegelikult üle 2 aasta nüüd pisut tegutsenud, küll selle teemaga oleme kursis olnud juba 7 aastat ja 3 esimesed asja ajame ja käime siin mööda linnavalitsusse uksi ja õnneks me oleme saanud väga palju positiivset tagasisidet. Ja kõik me oleme ettevõtlusega tegelenud, mina ise olen natukene lifti taustaga inimene ja täna siis külas ka päris mitmeid kordi, kuidas soovitakse siis 5-kortsetele majadele ka lifte panna, siis ma pean ausalt tunnistama, et 10 aastat tagasi täpselt astusin ma Mustamäe linnaossa sisse proua Helle Kalda juurde, tolle loovi siis pealiku juurde ja läksin sellise ideega, et aga soovite, paneme 5-kortsetele maadele liftid.
läks selle teemaga väga põlema ja mul on väga hea meel, et see teema on tänasel juba arutlusel. Nii, ja mina tänan, kui on mõnda küsimus, siis ma hea meelega vastan. Võite vastata küll, kui mina luban küsida, eks. Kas on üks küsimus? Keegi küsi? Mul on üks asi. Ma tegelikult tahtsin ühte asja nagu kontrollida küsida. Palun teeme niimoodi, tõstame käe, kes on kuulnud või näinud meie seda moodulit, kes on üldse meist kuulnud sellisest lahendusest. No praegu oleme kõik kuulnud. Enne tänast ma mõtlen. Enne tänast. Siin juba on, jah. Väga hästi, aitäh. Jah, ja ma loodan, et sellega ei lähe 10 aastat nagu nende Mustamäe liftidega, et me veel ei ole Mustamäe lifte näinud kahjuks, nii et. Jah. Aitäh tänase eest. Aitäh võimaluse eest.